Palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaks. Lugupeetud vaatajad, kuulajad, head kolleegid, hea juhataja. On hämmastav olukord, kui siin ühes saali servas nõutakse valjuhäälselt tsensuuri ja teises saali otsas öeldakse, et kasutage veel kord oma aju, mõelge korra veel, enne kui te hakkate põhiseadust rikkuma. See on mõtlemapanev koht, kus ühes saali otsas leitakse, et teine saali ots tuleks vaigistada. Sest see nõudmine, raevukas nõudmine, kiiremini tsensuuriseaduse juurde, kiiremini, vaigistage konkurendid, pange nad kinni, takistage nende kandideerimist, tehke nendega nagu Soome kristlike demokraatide juhi Päivi Räsäneniga. Loksutage neid 7 aastat kohtus, andke neile pihta. Vaat selline on tänane olukord, kus ühed konkurendid tahavad oma ausalt konkureerivaid kolleege kõrvaldada, sest nad ei saa enam pettuse ja valskusega oma võimu näidata. Ärme unusta, et meil peaks ju põhiseadus kehtima. Aga milline karistus on nendele, kes rikuvad põhiseadust? Kus on siin põhiseaduslik meede nende vastu, kes sõnavabadust püüavad puruks lüüa? Jah, sotsiaaldemokraadid, teie oma punase lipu all, veripunase disainiga tahate tagasi tsensuuri, mis on siin hoones nii palju kordi valitsenud. Tuletan meelde, et lääne ühiskonnas ei ole kõike alla andnud. Kõike ei ole seda teed läinud, kuhu marksistid seda juhivad, vaid USA-s on alanud veendunud raevukas vastupanu demokraatlike väärtuste säilitamise nimel. Nii oli just äsja Soome endine kristlike demokraatide juht Päivi Räsänen kõnelemas USA esindajate koja justiitskomitee ees just sõnavabaduse teemadel. See kuulamine käsitles ennekõike Euroopa Liidu poolt seatud tsensuuriseadusi, mis puudutavad sotsiaalmeediat, mis puudutavad internetti. Näiteks Euroopa Liidu digitaalteenuste akt ja Suurbritannia Online Safety Act, mis kahjustavad USA kodanike õigusi rääkida vabalt, sealhulgas USA-s. Räsänen rääkis komitees oma kogemusest, kuidas teda anti kohtu alla Soomes 3 süüdistuses. Need süüdistused kerkisid tema kirjalikest ja suulistest avaldustest, mida ta tegi homoseksuaalsuse teemadel. Ta on vabastatud 3 süüdistusest, ent Soome kõrgem kohus jätkab asja menetlemist. Nüüd annan sõna Päivi Räsänenile endale. Tsiteerin 4. veebruar 2026 USA esindajate koda. Minu nimi on doktor Päivi Räsänen. Ma olen olnud Soome parlamendi liige kristlike demokraatide poolt alates aastast 1995. Olles olnud siseminister aastatel 2011 kuni 2015. Ma olen arst ja ma olen uhke vanaema. Soome on demokraatia, mis on ehitatud õigusriigile ja põhivabaduste austamisele. Juunis 2019 olles evangeelse luterliku kiriku
juhatuses ma ütlesin otse välja oma arvamuse LGTB Pride'i üritusel osalemise kohta, Luteri kiriku osalemise kohta ja avaldasin arvamust abielu ja seksuaalsuse teemal Twitteri postituses. Saatsin oma kirja kiriku juhtkonnale. Leidsin, et nende osalus Pride'i üritusel oli vale. Ja ma lisasin mõned pildid piiblivärssidest, piiblitekstidest ja tegin seda ka viisakalt. Selle vaba sõna kasutamise eest uuriti mind politsei poolt ja kuulati üle rohkem kui 13 tundi järjest. Küsimused politsei poolt olid häbitult piibli ja selle tõlgenduse üle. Mult küsiti, mis oli siis selle piibli lõigu tähendus, mida ma mõtlen nende sõnade nagu häbi all. Ja ta leidis, et homoseksuaalsus on häbiväärne. Sellest piisab, et solgutada endist siseministrit aastaid ja aastaid. Ja pole mingi ime, et USA nähes paljudes Euroopa riikides lihtsalt jõhkralt peale tulevat tsensuuri kõige elementaarsemate asjade teemal, piiramisega, lihtsalt leiab, et need riigid liiguvad autoritaarsuse suunas. Ja mida see kaasa toob, lugupeetud peaminister? See toob kaasa selle, et meie liitlane võib ühel päeval öelda, et ka teie liigute autoritaarsuse suunas. Ka teie piirate elementaarset sõnavabadust. Mida te siin ju praegu plaanite? Oma poliitilise tsensuuri sisseviimist. Ja ühel päeval nad ei tule siia. Ma käisin Camp Redos. USA üksused olid seal. Tegid raskeid õppusid. Olid tulnud kaugelt Texasest. Pingutavad meie nimel, tõid oma tehnikavahendid kaasa, mida oli terve plats täis. Aga kui nad ühel päeval ütlevad, et te olete ju autokraatia, te piirate demokraatiat, kas me peame siia tulema Ameerika poistega ohvreid tooma? See küsimus on juba üleval, kui me vaatame Päivi Räseneni juhtumit. Ja kui te tahate seda teed minna, siis te olete julgeolekurisk. Ärme muuda Eestit paariariigiks, hea peaminister. Teie aeg. See on meie ühine huvi ja tõmmake kiiresti sellele seadusele joon peale, kui me tahame oma liitlast siin hoida. Aitäh.